Seekordne piirkondade põhine pidu seab fookusesse paikkondliku identiteedi, mis on võrreldes varasemaga võimaldanud kaasata Eesti eri paigust rohkem tantsijaid kui kunagi varem. Ja kuigi rebimine tantsijate vahel oli tihe, oli täna hommikune rõõm nii suur, et aitas unustada villi tantsitud jalad ja pikad prooviõhtud. Juhu! Et minul on tõesti see õnn, et minul mõlemad koosseisud ehk siis mõlemad segarühmad said peole ja no see tantsijate rõõm on ikka üleolev, mis nad seal Messengeris mulle muudkui jagavad, et super. Sellise superhea tunde jaoks peab aga rahvatantsija tegema tööd mitu aastat. Tantsupeo protsess kestab ikkagi mitu aastat, et õpetajal algab see juba alguses seminaridel tantsude õppimisega ja seejärel tantsijate lõpetamisega, nii et mitu aastat kestab see tantsupeole pürgimine. Ehtsat juubeldamist ja rõõmu, aga ka hommikust muretsemist jätkus kõikjale üle Eesti, ka saartele, kus näiteks Orissaare segarühma juhendaja nägi tulemusi lausa unes. Hommik oli üleüldiselt raske, et juba unes nägin, et võtsin meili lahti ja kes sai või saanud. Et ootusärevus oli suur, kuigi nagu tunne oli hea. Et minu 5 rühmast sai peole 4, mis on nagu, mille üle ma olen väga rõõmus. Kahjuks üks rühm ei pääsenud, aga nii see elu on, et kui konkurss on suur, siis midagi pole teha. Eduka pääsemise tantsupeole tagab aga tegelikult vana ja tuntud ning läbiproovitud tõde. Eks see töö, mis on tehtud nende rühmadega, et me oleme seda tehnikat muudkui lihvinud, tantsujooniseid lihvinud, emotsioonist rääkinud, kätetöö, et kõik see hing panna sinna tantsu sisse, et see on nagu see kõige suurem töö, mida on vaja teha, et tants ilusti platsi peal välja tuleks. Kokku on laulu- ja tantsupeo eel üle Eesti toimunud ja veel toimumas 550 maakondlikku eelproovi. Kui tantsurühmad said täna oma ettetantsimise tulemustest teada, siis laulupeo eelproovid vältavad oluliselt pikemalt ning koori- ja orkestriliikide juhtide teekond läbi Eesti kestab veel enam kui 6 aega. 11 takti on valmis ja